Tänane teema on jadaühendus, tarbijate jadaühendus. Nii, siin on siis väga lihtne vooluring, kus on omavahel ühendatud 3 tarbijat. Iga tarbija kohta me võime kindlasti öelda, et sellel tarbijal on olemas takistus ja me nimetame tarbijaid siis vastavalt. Esimene tarbija R1, teine tarbija R2 ja kolmas tarbija R3. Vihikusse tehke palun sama vooluring. Kas jõuate järgi? Jah. Nii, pinge, mida tekitab vooluallikas, on U. Aga see on pinge, mis jaotub kõikidele tarbijatele. Et alates eelmisest tunnist me ei saa rohkem kasutada lihtsalt U, me ei saa rohkem kasutada lihtsalt I ja me ei saa rohkem kasutada lihtsalt R. Iga voolutugevus, iga pinge ja iga elektritakistus peab olema seotud kas kindla tarbijaga või kogu elektriskeemiga. Nii, kui me võtame tarbija R1, siis voolutugevus, mis läbib tarbijat... Ära. Kas see oli mingi küsimus? Ei olnud, ma lihtsalt tulin. Siis voolutugevus, mis läbib tarbijat R1, ei ole I, vaid see on I1. Voolutugevus, mis läbib tarbijat R2, ei ole I, vaid see on I2. Ja voolutugevus, mis läbib tarbijat R3, on siis vastavalt I3. Nii, kui me mõtleme pingele, mida tekitab vooluallikas, milline pinge see oleks? Kas see oleks pinge, mis on omane just esimesele tarbijale, teisele tarbijale, kolmandale tarbijale või kõikidele tarbijatele korraga? Milline pinge see oleks? Korraga ja seda me nimetaksime UK ehk siis kogu pinge. Siia paneme kirja, et K on siis kogu. Nii, ja nüüd mõtleme, et voolutugevused, seda seost me panime eelmine tund kirja, et jadaühenduses kogu voolutugevus, et millega see siis jadaühenduses siin oleks võrdne. Kogu voolutugevus, mida näitab see ampermeeter, IK, see oleks täpselt sama, mis esimese tarbija voolutugevus ja see oleks kindlasti ka sama, mis teise tarbija voolutugevus. Ja see oleks ka sama, mis kolmanda tarbija voolutugevus. Kuna siin vooluringis see juhtide jada ei katke, see on kõik üks ja sama jõgi, kus vahel ei ole mitte ühtegi saart. Et igal pool on üks ja sama voolutugevus. Nii, kui me aga võtame pingeid, siis kuidas jagunevad jadaühenduses pinged UK? Et siin nüüd on asi selles, et
igal tarbijal on oma takistus, aga igal tarbijal on üks ja sama voolutugevus. Siit me saame kindlasti ka seose, et kui tarbijad on erineva takistusega või siis tarbijad on sama takistusega, siis ei saa kunagi olla ühe tarbija pinge sama, mis kogu pinge, juhul kui siin on jadaühenduses rohkem kui üks tarbija ühendatud. Sellisel juhul pinged jagunevad siis vastavalt, et see on siis U1 pluss U2 pluss U3. Et igale tarbijale tekib oma pinge. Siia tuleb siis U1, U2 ja U3. Et siis vastavat tarbijat kirjeldab, näiteks tarbija R1, seda tarbijat kirjeldab voolutugevus I1, takistus R1 ja pinge U1. Ja nüüd, kui on olemas kogu voolutugevus, kui on olemas kogu pinge, siis peab olema ka, kes ütleb? Takistus äkki. Kogu takistus RK. Jadaühenduses kogu takistuse arvutamine on imelihtne. See on lihtsalt esimese takistuse, teise takistuse, antud juhul siis ka kolmanda takistuse summa. Ja see, mis on selle kasti sees, need on valemid, mis kirjeldavad jadaühendust. Neid valemeid me kasutame, kui on vaja lahendada arvutusülesannet, kus on tegemist siis jadaühendusega. Need valemid kehtivad ainult jadaühendusega. Rööpühendusega need valemid ei kehti. Rööpühendus on meie järgmise tunni teema. Nii. Ja nüüd on siis selline arvutusülesanne. Nii. Ülesanne 1. Jadamisi on ühendatud 2 tarbijat takistustega 2 ja 5 oomi. Vooluallika pinge on 10 volti. Leia voolutugevus, kogu takistus ja tarbijate pinged. Nii, mis meil antud on? Takistused. Tegemist on jadaühendusega
ja takistused on siis R1 ja R2 ja need on vastavalt 2 ohmi ja 5 ohmi. Ja voolallika pinge ehk siis pinge, mis tuleb voolallikast, siin on tegemist siis kogu pingega, UK, on siis vastavalt 10 volti. Teil on näha tahvli peale. No nii, ja mida meil on vaja leida? Vaatame, leia voolutugevus, kogu takistus ja tarbijate pinged. Ehk siis meil on vaja leida I, K. Kas I1 ja I2 on vaja siin otsida? Väga õige, ei ole, sellepärast, et jadaühenduses kõik voolutugevused on võrdsed. Nii, leiame IK, siis leiame kogu takistus, mis on RK ja leiame tarbijate pinged, mis on U1 ja 2 ja kõik need on küsimärk. Meil on vaja leida IK, RK ja U12. Kuna tegemist on jadaühendusega, siis läheb kohe kirja, et siin on tegemist jadaühendusega ja paneme kirja need valemid. See läheb kõik valemite alla. Ja iga tarbija, iga eraldi võetud tarbija puhul kehtib mis seadus, milline seadus see on, mis ühendab ühe tarbija takistust, voolutugevust ja pinget. Mis seadus seda kirjeldab? Seadus, mis kirjeldab ühe tarbija voolutugevust. Ohmi seadus. Ohmi seadus, väga õige, et siis I on võrdne U jagatud R-iga. Aga kui me seda ühte tarbijat vaatame, siis meil on vaja kindlasti ka kirjutada, et I1, U1 ja R1. Kindlasti ei tohi kirjutada I1 võrdub U2 jagatud R1-ga. Miks seda nii ei tohi teha? Sellepärast, et ühte tarbijat kirjeldavad ainult temale omased füüsikalised suurused, ainult temale omane takistus, ainult temale omane pinge ja temale omane voolutugevus. Nii et kõik need numbrid Ohmi seaduses peavad olema samad. Nii et siia kirjutame ka Ohmi seadus, I võrdub U jagatud R-iga. Ja mõtleme, mida me saame kõigepealt esimesena siit leida. Kas IK, RK või UK? Kui me kirjutame, millega võrdub IK, siis mis oleks kogu voolutugevuse valem, kui me Ohmi seadust vaatame? Jagatud RK-ga. UK jagatud RK-ga. UK meil on ilusti kenasti olemas, RK puudub. Nii et esimene asi, mida me teeme, on see, et me kõigepealt leiame kogu takistus. RK. Ja siin on meil see ilusti valemina välja kirjutatud. No, kirjutame ikka välja R1 pluss R2. See oleks siis esimene asi, mida teha. Teine asi, me saaksime leida IK, mis on UK jagatud RK-ga, ja kolmanda asjana. Kõige keerulisem on siis U1, mis on
I1 korda R1 ja U2, mis on I2 korda R2. 2 ei puudu siin. Mida sa saad öelda, et kuna siin on vaja meil I1 ja I2, seesama I1 siin ja I2 siin, kuidas nad on selle kogu voolutugevusega seotud, kui me siin teises punktis seda kogu voolutugevust leiame? Kui me vaatame seda jadaühenduse voolutugevuste valemit, siis me saame aru, et kui me leiame kogu voolutugevust, siis me leiame ka I1 ja I2 ja tegelikult niimoodi meil on kõik andmed ilusti olemas. Pane kirja lahendus. Ja arvuta välja. Kõigepealt siis RK, siis IK ja siis U1 ja U2. Võta taskuarvuti välja ja arvuta. Mis pärast seda on? Kui see on tehtud, siis ma panen... Kas on ikka loetav see kiri teile? Jaa. Tore. No nii, siin teise ülesande juures RK, mis siis meile tuleb? Et oli 2 ohmi ja 5 ohmi, see on 2 pluss 5 on 7 ohmi. Nii, kogu voolutugevus on siis, kogu takistus on olemas, saame arvutada kogu voolutugevust, mis on... Tere! Tere, kes see oli? Kristel. Nii, ja kogu voolutugevus on siis kogu pinge jagatud kogu takistusega, ehk siis 10 volti jagatud 7-ga. See on 1,43 amprit. Ja U1 ja U2, see on siis I1 korda R1 ja I1 korda R2, mis on 1,43 korda. Siis R1 oli 2 ohmi, mis on 2,86 volti ja teine oli siis 1,43 amprit korda siis R2, mis on 5. Tulemuseks on 7,14 volti. Ja kuidas kontrollida, kas arvutusülesanne jadaühenduse kohta on lahendatud õigesti? Kuidas me seda kontrollime? Nii, võt neid pingeid U1 ja U2. Me panime teie kirja valemi jadaühenduse kohta, et kogu voolutugevus, kogu pinge on esimese tarbija pinge pluss teise tarbija pinge. Ja tõepoolest,
kui me need kaks pinget kokku liidame, 2,86 volti ja 7,14 volti, siis mis on see tulemus? Ongi 10 volti. Ja see on meie jadaühenduse kontroll. Kui kõik jadamisi ühendatud takistite pingete summa annab kogu pinget, siis kogu lahendus on meil üles ehitatud õige loogikaga ja arvutatud on ka õigesti. Nii, kuidas tundub? Kas on küsimusi? Mis pärast seda on? Kui need ülesanded on tehtud ja see ülesanne on tehtud, siis minge palun stuudiumisse ja avage kodu. Siis on loe peatükk, mis on põhimõtteliselt kõik see sama, millest me oleme rääkinud. Ja siis tulevad arvutusülesanded. Näiteks teises ülesandes pinge jadamisi ühendatud tarvititel, et 230 voldi pingega vooluallikaga on jadamisi ühendatud 4 ühesugust tarvitit. Mida tähendab ühesugused tarbijad? Samasugused tarbijad, mida see tähendab? Näiteks jõuluküünlas kõik tarbijad on samasugused. Te võite seda ka teha, jah? Mida tähendab see, et tarbijad on ühesugused? Et ühesugused lambid tähendab seda, et nende takistused on samad. Et R1 on sama, mis R2. See on sama, mis R3. Ja kuni siis R7-ni välja näiteks. Aga kogu takistus on ikka R1 plus R2 plus R3. Et juhul, kui tarbijad on samad, siis nende takistused on võrdsed. Ja sellisel juhul võib kasutada valemit, mida me vaatasime eelmine kord, kus iga tarbija pinge on siis kogu pinge jagatud tarbijate arvuga. Aga ainult sellisel juhul, kui tarbijate takistused on võrdsed. Et siis, kui me võtame 230 voldiga pingega vooluallikaga ja sellega on siis jadamisi ühendatud 4 ühesugust tarvitit, siis kui suur on pinge iga tarviti otstel? Mis loogikaga sa seda teed? 130 jagatud 4-ga. Seda sa väga õige, kuna takistid on sama, tarbijad on sama takistusega, siis kõik tarbijad saavad samasugust pinget ja nende pingete summa peab olema 230. Et põhimõtteliselt sa lihtsalt jagad seda 4-ga. Kui suur oleks pinge iga tarviti otstel siis, kui lisada jadamisi veel üks samasugune tarviti. Et sellisel juhul sa jagad 230 mitte 4-ga, vaid 5-ga. Mis kell tund lõpeb? 12:10. Et teil on veel 7 minutit aega, et seda siis iseseisvalt lahendada. Meie Zoomi tund kohe nüüd varsti lõpeb, teid visatakse siit välja mingi hetk, et ülesannetega. 3. arvutusülesandes on vaja teha suht seda sama, mida me tegime ennem. Et siin on siis vooluallikas, mille pinge on 6 volti. Me teame, et kogu voolu tugevus on 0,2 amprit ja kui suur on nende tarvitite takistus ja vooluringi kogu takistus. Vasta küsimustele ja arvuta. Siin saab seda kõike samm-sammult teha.
jah, palun siis tehke seda ja kohtume kolmapäeval. Siis ma ei tea, kas Zoomis või siis saate juba kooli tulla.